reede hommikut. Minu nimi on Eveli ja otsustasin siis, et võiks hakata vlogima. Kust see mõte tuli, oli see, et mu endine töökaaslane Kaisa, kellele kuidas Villa Kaisa, Meigi Kaisa, minu jaoks lihtsalt Kaisa, on siis, olen tema videosid jälginud algusest peale tema toetuseks. Ma üldiselt ei ole siuke YouTube inimene, et mind nagu jättis see nagu täiesti külmaks, et mis seal toimub, need videod ja asjad, et noh, köida mind see, või no ei köitnud. Aga nüüd septembris jäin ma lapseootele, et praegu, siit pole näha, aga 6 kuu jookseb. See oli nii, et mul just sattus koolipraktika. Jah, ma käin koolis, ma räägin sellest hiljem. Koolipraktika ja rasedus nagu samal ajale ja mul oli plaan minna välispraktikale, aga noh, raseduse pärast oligi, mul oli nii halb olla ja kõik see ja need arstivisiidid, et need ma nagu ei saanud. Ja siis ma tegin praktika Eestis ametlikult, noh formaalselt tähendab, aga päriselt ma siis seal koha peal väga ei käinud, ma tegin siis kodus. Et ma sain sellise hea kokkuleppe ja siis mul oli väga palju aega muidugi. Noh, kui sul on paha olla, siis sa vedeled diivanil on ju ja mis sa siis ikka muud teha, kui telekast midagi tule, siis hakkad vaatama YouTube'i. Ja siis ma hakkasingi otsima sealt erinevaid, mis iganes YouTube soovitas mulle, erinevaid vloge, asju. Ja enamasti ma vaatasin seal päris paljusid läbi. Et mul ei olnudki nagu see oluline, et kas inimene on populaarne või mitte, et noh, et palju sul vaatamisi on, vaid et kas mulle nagu see sisu on huvitav ja kas mulle see inimene kui see, et mõned olid sellised, et kuidas ma ütlen, et olid kuidagi liiga äkilised minu jaoks või liiga sellised all over the place, et mul on vaja siukest rahulikku inimest, nagu ma ise olen. Et siis mulle meeldib ka nende tegemisi jälgida. Ja mõtlesin, et äkki mul oleks ka midagi jagada ikkagi teiega. Kindlasti üks asi, mis oleks, on minu IVF-i teekond, ehk siis kunstliku viljastamise teekond. Ütlen kohe ära, et see võttis meil 3 aastat. Nii et jah, sellest ma teeksin eraldi video, kui on huvi. Et oma kogemusest rääkida ja siis kindlasti rasedusest praegu on ju, et seni on nagu kõik hästi, aga siis selle esimene, teine trimester, mul juba võhm on väljas. Ja siis kindlasti koolist. Koolis käin ma siis juba 3. õppe käib mul Tallinna teeninduskoolis. Esimene kord, kui ma käisin seal, ma õppisin küünetehnikuks. Kuna ma nokitsesin küüsi kodus, siis mul oli nagu see huvi. Teine kord aasta jäi vahele või 2 isegi, ma ei mäleta. Siis ma läksin spa teenindajaks, et tegelikult ma tahtsin nagu kohe minna õppima. Aga jah, mul jäi vahele paar aastat ja siis ma läksin spa teenindajaks ja nüüd ma siis lõpuks ühen kosmeetikuks õpin. Et see on pigem nagu endale õppimine. Mul on bakalaureus on küll all, juba peale keskkooli oli. Kohe tegin ära, aga jah, et nüüd siis vanemas eas õpid seda, mida hing ihaldab, mitte ei ole see, et mida teised mõtlevad, et oh my god, ma lähen kutsekooli on ja. Ja tööl ma enam ei käi, mul oli nüüd 2 päeva tagasi oli viimane tööpäev, mul on nüüd 2 nädalat on puhkust umbes või rohkem natuke ja siis on juba dekreet ametlikult. Praegu ma siis hakkan sööma hommikust, kell on 8:30. Issand jumal, miks ma nii vara ärkasin. Ühesõnaga 8:30 on kell ja ma söön oma hommikust söögi ära. Juba käisin hommikul koeraga õues, nagu näha siis koer on jumala kuitoomadega. Tõmbleb seal natuke. Ja siis vaatame, mis päev toob. Mul mingid väiksed plaanid on. Aga ei tea, kui kaugele jõuame nendega. Ma nüüd vahepeal istusin telefonis
nagu ikka guugeldasin, otsisin beebi asju. Ma ütlen ausalt, et see on meil nüüd esimene laps on ju. Okei, ma olen ostnud paar uut asja. Minu mõte paar umbes seal kuskil mingi 7 ja need on riideesemed. Ma pole mitte midagi nagu vanker on meil kasutatud ja ostetud. Häll on meil kasutatud. Voodi tuleb uus, sest ma lähen elukaaslane tahtis seda koos minna ostma. Et praegu ta on Šveitsis olnud novembrist alates ja ta tuleb tagasi 1. aprill. Et ta on siis töö tõttu on seal. Tavaliselt aastas olen ka mina seal paar kuud. Et nii kuidas mul töö võimaldab, et saan kaugtööd teha. Aga siis detsembris, jaanuaris ma oleks pidanud ka seal olema. Aga siis juhtus see, et ma jäin hullult haigeks. Nagu ma pole nii haige veel olnud kunagi. Nagu just see, et nagu kas see viirus või külmetus, see köha oli lihtsalt nagu next level. Ja ma just kõik olid selles haiges. Juba novembrist hakkasid inimesed sellest haigeks jääma. Oligi, ma olin nädal aega seal ja umbes mingi 4. päeval või 3. päeval elukaaslane ütles, et kuule, et äkki lähed koju. Siis ma ütlesin, mis asja, et ma olen nii oodanud seda, et 1,5 kuud olla siin Šveitsis sinuga. Ja siis 5. päeval ma ise mõtlesin, et kuule, et ma hakkasin juba üle mõtlema, et kas lapsega on kõik korras. Tervisekindlustust ma ei teinud, on ju. Viimasel hetkel siis koha peal tegime. Et ma 5. päeval ütlesin, et ma vaatasin lennupileteid, on lennupiletid. 2 päeva pärast tuleb natuke juurde maksta seal. See oli mingi köki-möki, mingi 20 € või midagi siukest. Ütlesin, ma vahetan lennupiletit ära, ma lähen koju. Ja ta oli nagu nõus sellega, et ei olnud mingit vastu vaidlemist. Ta ise ju pakkus mulle seal alguses välja ka, on ju. Ausalt, see oli nagu väga hea idee. Ma ei oleks tahtnud seal nagu enam olla haigena, sest et kui ma tulin Eestisse isegi tagasi, ikka kuni täitsa enda sünnipäevani jaanuaris ma olin haige. Nagu see kurguvalu ja see ei läinud mitte kuhugi. Et ma ei tea, mis asi see oli. Ja köha ja see oligi põhiline. Palavik nagu läks mingi nädalaga ära ja see läks juba Šveitsis olles enam-vähem ära. Huvitav. Kus me jõudsime siia? Beebi asju siis jah, ei ole midagi ostnud. Uut paar riideeset ainult. Enamus riideesemed olen saanud ema käest. Ema on hoidnud minu õelastest neid alles. Ma ei tea miks, aga ju mingi vana aja inimeste värk, et pole saadavat alati on ju kõike. Ja siis tuleb hoida kartuses, et äkki enam ei tule poodi midagi. Ma ei kujuta ette, mis värk sellega on. Aga tore on, et on neid alles hoidnud, kuigi need on mu õe pojast, ehk siis need on enamasti siuksed sinised. Aga ütlen ausalt, mul on täiesti savi, et mis värvi nad on. Sest laps on laps. Tema ei tea, mis tal seljas on, peas, et tal on hea soe, mugav ja minul on ka see oluline. Et kui vaevalt, et keegi tuleb mulle sinna vankrisse vahtima, võtab, et oi, tal on sinised riided, nii ilus poiss on ju. Las talle ilus poissis on ju, tegelikult on suug. Et vahet pole. Ma olin ka väikse, nagu ma olin, ma ei tea, mis ma käisin mingi algklassis. Talv oli, mul oli müts oli peas niimoodi, et juuksid polnud näha ka mitte midagi. Ja mul oli väiksena monokulm, et ma ei tea, võis nagu poiss välja näha. Ja ma andsin ükskord istet ühele vana tädikesele ja tema ütles mulle, oi, nii hea poiss. Jah, okei. Mida iganes. Hea laps olen igatahes. Jagast otsisin asju ja täna siis lähen ostan turvahälli. Kuigi selle pidime ka elukaaslasega ostma. Aga nende turvahällidega on see, et nagu neid tuleb ja läheb neid kuulutusi. Aga ma tahaks ikka hea hinnaga ja mis nagu hea välja näeb. Et ma ei näe pointi osta lapsele turvahäll, mis uuena maksab mingi 249 €, kuskil sinna kanti. Ja ta kasutab seda kuni, mõni on nagu 8 kuuni, aga üldiselt on ikkagi kuni 6 kuuni saavad nad seda kasutada. Et mina ei näe selles pointi, miks ma pean nii palju raha välja käima. Sellepärast ostame meie kasutatud, oleme keskkonnasõbralikud ja rahakotisõbralikud
ja kõik on õnnelikud. Peaasi, et asi on puhas, korralik, teeb oma funktsiooni. Algul oli mul see, et ma lähen ujuma. Mul on 5 aastat tagasi soetatud piletid. Kunagi esimese korteriga ma ostsin selle Maardusse, sest sel hetkel ma olin üksik. Isegi 6 aastat tagasi. Jah, 6 aastat tagasi. Ostsin oma esimese korteri Maardusse, see oli uus arendus ja kuna kõrval nagu territooriumil olev spordihoone oli sellesama ehitusfirma ehitatud, siis nad andsid kaasa kinkekaardi 50 eurise sinna spordihoonesse ja seal on bassein juhtumisi ka. Tol hetkel ma nagu ei näinud, et ma tahaks nagu käia seal, kuigi see oli mul aknast näha, see oli mul täpselt nagu, ma pidin isegi üle tee minema, üle Muruplatsi minema. Et jah, et ma ei käinud. Jõusaalis paar korda käisime elukaaslasega, aga need basseini omad, need piletid jäid nagu kasutamata. Ja need on mul siiamaani siis alles ja eile käisin, küsisin, et kas need on veel seal ja kas nad üldse toimivad. Ütles, et jah, et teil on 3 tükki. Mõtlesin, väga hea, et nüüd siis saangi ära kasutada. Et ma tahtsin täna minna. Aga kuna ma leidsin selle turvahälli, siis ma lähen hoopis sellele järgi varsti. Ostan selle ära ja siis ma vist äkki mul on ruugis tahaks ära käia. Ma leidsin ühe peegli, mis meil oleks koridori sobiks ülihästi. Sest täispikkusest ma näeksin ennast, see on mul ainult garderoobis, nagu magamistoa garderoobis. Aga ma ei lähe sinna ju jalanõudega. Et veits nagu tüütu elukaaslane ütles ka, et lähed vannituppa ja siis sealt näed. Ma ütlesin, aga ma ei näe ennast täispikkuses, ma näengi ennast nagu vööst üles. Ma ütlesin, mis siis edasi teha. Et mul on... Ja siis lähed garderoobi ja siis seal ma ütlesin, aga ma tahan jalanõud jalga panna, et ma näeks täis outfiti. Siis ta oli mingi, issand jumal, keda kotil. Mu elukaaslane põhjust ei ole. Ta on mind rasedana näinudki selle kõhuga, nagu reaalses elus. Ta on näinud videovahendusel ainult, videokõne vahendusel siis. Kell on 5:30 ja ma olen kodus tagasi. Ma käisin, ostsin selle turvahälli ära siis ja ega ma tegelikult poodi viitsinudki minna kuskile, sest et märkasin ära nii vara, kell 6 vabast tahtest. Ma tundsin, et mu silmad täiega vajusid kinni ja ma lihtsalt läksin vanemate juurde. Võtsin neilt seal mõned pildid, mida ma tahan ära raamida ja seina peale panna. Kell on peaaegu 10 ja ma jõudsin alles koju. Käisin koeraga veel õues ka. Ja täiega tore oli Peika ema juures olla. Käisin külas, siis sain vajalikud pildid, mitte küll kõik. On vaja veel Venemaalt saada meil tema vanevanemate pildid ja siis Inglismaalt tema õe perest. Et need on siis 2 tükki, mis meil puudu on. Tänane päev oli nagu nii veider, ma nagu ei teinud, ma tunne, et ma ei teinud mitte midagi. Aga samas ma olin nii väsinud juba sellest ajast saali, kui ma pidin kodust välja minema. Olen harjunud, kui ma ärkan kell 6 või mingi vahel isegi kell 5, et see on need pregnancy perks, siis ma olen lihtsalt nii väsinud juba mingi kella 12:09, et ma tahaks magada, tahaks uinakut teha. Aga täna mul seda võimalust polnud, sest ma pidin minema siis sõitma järgi turvahällile. Ja siis ma olin terve päev nagu puuga pähe saanud. Aga nüüd ma võtan ma meigi maha. Teen oma skincare rutiini. Mul mingist ajast oli nagu näinud see Garnieri pumbaga mingi puhastuskeel. Ja siis kui ma käisin kosmeetiku juures, ta ütles, et mul on puurid nii ummistunud, et ma vaataks üle oma tooted. Sest et kreemid, mis ma nimetasin, talle olid kõik head, kõik on sotsise omad. Ja need on kõik väga head, neid kasutavad ka kosmeetikud ja mulle hullult endale meeldivad, aga jah, kuidagi see puhastusvahend oli mingi lambine mul. Siis ma tulin koju, vaatasin oma seda Garnieri
puhastuskeeli, mida ta sisaldab ja seal oligi SLS ja SLS on see, mis siis ummistab sinu poore. Ühesõnaga mega kehva värk ja ma viskasin minema. Ütlesin mehele, et nii, et mul on sünnipäev tulemas, on ju, see oli jaanuaris siis, et tee mulle üllatus. Saatsin talle mitu linki asju, ütlesin, et võid ise valida, mis sa tahad mulle kinkida. Valis mulle välja sellise. Swatchis, see on siis jah, see on normal to combination skin. Siuke, mega hea, soovitan. Ja sellega siis nagu kaasas käib või noh, mitte ei käi kaasas, aga soovitatav on peale seda puhastuspiima panna ka sellist näovett. Mis ma teen ongi siis, mul on see piim. Siis pesen selle suurema jama maha. No, pestu oskab igaüks sinna enda nägu nii nagu vaja. Mul on siin käsnakesed, millega ma selle kõik maha võtan. Ja siis. Ja üks asi, mida ma veel nagu, ma ei tee iga päev, ma teen kord nädalas, on see, et ma duši all teen näokoorijad. Ma ostsin mingi aeg sellise Löwengripi kreemi. Skin Reboot 24-hour cream. No needles needed. Ma ei ole selle kreemi nagu tulemusi väga näinud. Ta on mõnus näos. Võib-olla on siuke natuke kuidagi kleepuv, aga noh, alguses, pärast on ta normaalne. Aga ja Swatchis emad on nagu mega head. Mulle täiega sobivad. Nad jätavad nii siidjaks ja nagu nii, ma ei tea, need on lihtsalt nagu maru head kreemid. Ja need ei ole nagu väga kallid ka, okei, kreemid on kallid. Aga need puhastus, need nagu ei ole väga olnud. Võt, ja põhimõtteliselt ongi veel see valmis. No, vahel õhtul üldse panen seda huulepalsamit ka. Praegu peaks parema, ma just tirisin mingi kihi huulte pealt maha. Nii et oleks hea mõte panna tegelikult. Käes on laupäev. Me juba käisime koeraga jalutamas. Mõnus siuke poole tunnine jalutus on meil tavaliselt hommikuti. Ja nüüd ma siis tegin endale putru. Mõtlesin, et oleks vaja vahelduseks ka putru süüa. Muidu on tavaliselt peekon munaga või siis võikud. Ja mis siis päev ette näeb, on see, et ma ikkagi otsustasin, et ma nüüd poole tunniga teen ennast ruttu valmis, söön ära ja ma lähen käin ikkagi IKEAs ära, sest ma sain eile hunniku pilte. See on veel mõned. Ja ma tahan nüüd ära raamida. See idee on mul juba olnud nii kaua, et ma ei kannata oodata. Ja siis ma lähen ostan selle sama naise käest, kellelt ma ostsin vankri, ostan ka vihmakile. Sest tookord, kui ma ostsin vankri, siis ma ei teadnud, ma otsisin vankrit, ma ei otsinud vihmakile ja ma ei pannud tähele, et tal oli kuulutuses ka tema profiili all oli siis nagu see vihmakile. Mul sularaha nagu rohkem polnud, siis ma tookord ei ostnud ja nüüd ma siis lähen ostan selle ära talt. Kodus tagasi. Ma IKEAs väga midagi ei filminud. Ma arvan, et enamus inimesed on seal juba käinud ka, nii et seal ei ole midagi väga näidata. Ja ma käisin emaga. Läks meil seal 2 tundi umbes. Nii kui me jõudsime kõik läbi käia ja leida asjad ülesse. Aga mis ma siis ostsin? Muidugi plaaniväliselt
mingi siuke seljapesuks. Siis ma ostsin endale siukse käsna. Sest just need švammid, mis seal on, need on nagu suht mõttetud. See on siis kinnas nagu siuke käpik. Mõnus, kare. Siis ma ostsin 2 nagi. Need on siuksed puidust nagid. Need lähevad meile magamistuppa. Et meil Saaremaal, ma ütleks, et suvekodu on, ta lihtsalt üks väike hütike meil seal. Et me ostsime selle ka 2 aastat tagasi suvel. Ütleme, hoone siis oli juba seal nagu olemas, et me pole nagu midagi teinud seal väga, ainult puhanud. Ja siis seal on need siuksed konksud ja mul elukaaslane täiega kasutab neid. Ta paneb oma püksid sinna rippuma, oma särgi ja siis paneb oma tööriided selga, mis iganes on ja siis hommikul läheb, võtab sealt nagis need asjad. Siis ma ostsin neid 13x18 pildiraamid. Ma ostsin neid 8 tükki. Ma ideaalis oleks tahtnud raami, mis on mõõduga 10x15. No siia sisse saab panna pildi 10x15, aga ma oleks tahtnud raami, et ma oleks saanud veel väiksema pildi panna, sest vanasti, ehk siis minu vanaisa ja vanaema ajal, kui nemad noored olid, siis need pildid on mega väiksed. Jah, neid saab teha nagu suuremaks, aga mõtlesin vahet pole, ma ei tahan originaale panna. Ühesõnaga neid on 8 tükki siis on ja siis ostsin 2 sellist suuremat. Ja siis ma ostsin neid konkse, pole neid kunagi kasutanud. Need on need liimitavad kahepoolse teibiga, maks 2 kilo, no mul ei lähe nii palju 2 kilo. Ja. Aga jah, igas kompleetis on 2 tükki, ma ostsin 5 tükki siis, sest mul läheb 10 raami. Ja siis ma ostsin, kuna meil on nüüd beebi tuleb varsti 3 kuu pärast. Tahaks saada kõik plastikust, plastikkarpidest ja kaussidest nagu lahti. Esiteks nendest säilitada mingit toitu ei ole nagu väga meeldiv. Mõtled tegelikult, mis see plastikust, mida see eraldub on ja pluss siis, kui sa veel nõudepesumasinas neid pesed, siis see läheb veel hullemaks kõik see asi. Nii et ostsin klaasist neid. Jah, okei, kaaspäev on ikka plastikust, no seal ei saa midagi teha. On ka silikoonist neid variante, aga mõtlesin, et ma ei tea, need on mingid uued, mis tulid välja. See oli komplekt, seal oli siuke. Siis on selline väiksem, selline ja 2 siukest väikest. No ja siis kõige suurem asi, mis ma ostsin. See on see Drones. Need siin nii pidi siis praegu. Need 2 jalanõude kappi. Need lähevad siis meil, näitan ka tegelikult, kuhu see kõik läheb siis meil. Põhimõtteliselt on siis, see on siis meie magamistuba ja seal on beebituba. Ma ei neid uksi kinni. See on siis beebituba ja see kapp koos siis piltidega tuleb siia 2 toa vahele. Vot. Aga praegu, kuna on nii päikseline ilm, päike tuli järsku välja, siis ma otsustasin, et ma lähen koeraga jalutama, et saame nautida veits ilma, kuigi kui ma sõitsin koos, mõtlesin, et ma lähen magama. Aga ei, lähme teeme ühe tiiru, kuskil poole tunnise kuni tunnise, vaatame, kuidas viitsime. Ta vist väga, ma arvan, et ta viitsib küll. Et me lähme käime jalutame, siis tuleme koju ja vaatame, mis tegema hakkame.
siis sai see tulemus. Nagu ma ütlesin, 2 pilti on veel puudu. Aga ma olen ülirahul ise. Et nii, ja siia alla tulevad veel jalanõu kapid ja siis sinna dekoratsioonid ja värki. Ja ongi valma. Tipsu! Mis sa teed? Väike valvur. Tere päikselist hommikut kõigile. Täna on pühapäev. Väga sobib see päike siia tänasesse ilma, tänasesse päeva. Aga jaa, märkasin väga suure üllatusega, et siuke päike on, isegi palav oli toas suusa. Mis me täna siis teeme? Täna praegu ma võtan koeraga ja märkasin kell 9, mis on nagu minu jaoks väga hilja, mis üllatanud, aga tõenäoliselt siis eilne askeldamine kodus nende piltidega võttis mind nii läbi, et tuli vaja pikemat und täna. Aga jaa, täna siis kiirelt jalutan koeraga ära, söön ja siis tegelikult ma peaksin juba hakkama kodust liikuma, sest et täna on mul joogatund. Ma olen joogas juba käinud, rasedate jooga siis. Olen käinud juba paar korda, 3 korda. Ja meil on töö kaudu on see Stebi, kes võib-olla teab, seal saab igast nagu iluteenuseid ja spordi ja massaaži ja värke nagu soetada igast pileteid ja meil tuleb siis sinna kvartalis kompensatsioon, spordikompensatsioon, et massaažid paraku nende alla ei lähe, aga lähevad siis jah, nagu igasugused aktiivsed kehalised tegevused ja raseduse jooga siis on selle all, kuulub selle alla. Et muidu ma käisin jõusaalis, aga siis mõtlesingi, et no mida, ma ei lähe ju praegu rasedana sinna. Ja õnneks on neil rasedate jooga. Nii et olen väga excited ja täna on seal mingi filmimine, pildistamine. Et lähen vaatame, mis huvitavat on. Tavaliselt ma olen käinud teisipäeva õhtuti, et siis on juba pime ja nii. Veebruaris käisin, aga nüüd siis lähen esimest korda ja mega ilm, ma kujutan ette, seal on nagu nii mõnus olla. Juba mõnda aega kodus olnud, käisin siis joogas. Seal oli kirjas, et vähemalt 5 minutit valmis varem olla kohal ja ma jõudsingi napilt 5 minutit varem. Et ma millegipärast arvasin, et mul läheb jah mingi pool tundi siit sõitu, aga tuli välja, et läks natuke rohkem. Kuna ilm oli nii hea, siis ma läksin oma Peika emaga läksime Pirital jalutama,
kui ma reedel tema juures käisin, siis ta ütles, et ta käib tihti kuskil mere ääres jalutamas. Ja siis ma mõtlesingi, et helistan talle, et kas ta on juba käinud või et läheb veel. Ja siis ta oli just nagu plaanis minna veel. Nii et võtsin koera ja siis me läksime, käisime. Kõik inimesed on täna väljas. Nii kui ma sõitsin mööda Reiditeed ja pärast siis sinna Piritale kodust, siis kõik kohad oli ja kõik oli inimesi täis. Et selles mõttes oli nagu tore näha, et kevad hakkab juba tulema ja mõnus, tõesti mõnus oli, seal rannas oli juba nagu Pirital oli nii soe, et inimesed isegi tahtsin nagu jopet, mõtlesin, teen lahti, aga ja ma tean küll, et need kevadised ilmad on siuksed salakavalad. Ei tea kunagi, kus sa võid haigeks jääda, tõmbab sind läbi. Nii et ma parem panin kindad isegi kätte ja müts peas ja kõik asjad, et ma olen siuke pigem karta kui kahetseda, eriti praegu, kui ma pean nagu 2 eest vastutama nii-öelda veel. Raske on olla. Aga ja jooga oli täiega mõnus nagu alati, aga ma käisin siis, seekord oli üks teine treener. Tavaliselt ma käisin siis teisipäevati, kus oli üks ämmaemand. Täna oli jah, et see oli huvitav. Võib-olla mul isegi meeldis natuke rohkem tänane tund kui need eelmised, aga ta on ikkagi, see on ikkagi füüsiline selles mõttes, et mõtled küll, et jooga, et mis asja on ju. Aga ei, see jah, ikka saad seal jõudu ka. Ja ma täiega soovitan tõesti, et kes on rase, et mina hakkasin käima kuskil seal alates 20. nädalast. Praegu mul siis 27 nädalat. Aga seal on ka näiteks seesama Evelin, kes teeb seda Paus podcasti, mis on siis selle Kaaraga seotud. Tema jah, oligi, nüüd tal on 21 nädalat, aga minu meelest esimest korda, kui ma nägin teda, siis tal oli 16. Ehk siis jah, et ta juba ka päris varakult juba käis. Aga mina kuna ma IVF-iga olen üldse ennast hoidnud nagu öeldakse sitta pilpa peal, et ma ei ole julgenud isegi, ma ei tea, vaevastadagi. Siis jah, mina ei julgenud nagu nii vara minna. Ütlesin okei, et vähemalt esimene trimester, et las saab läbi, et siis võib-olla vaatame. Ja kui hakkab kõht tulema, et mul ei olnud nagu mitte mingit kõhtu, mis ma oleks läinud sinna mingi täiesti lamena. Seepärast ma nagu mõtlesin, et okei, kui mingi kõhuka tuleb, et siis võib-olla lähen. Ja 20. nädala paikuda siis hakkaski tekkima mul. Kindlasti joogasse ma lähen, käin veel nii kaua kui saab. Ja hiljem siis kindlasti ka nende sünnitusjärgsesse treeningutesse. Aga praegu ma siis tõmban otsad kokku, chillin, pakin asjad homseks veel ära kotti, sest et nüüd mul tuleb koolinädal. Esmaspäevast reedeni on kool ja kuna koolis filmida ei tohi, siis vaevalt, et ka midagi sellest vlogida saan. Äkki õnnestub ikkagi tundides omavahel lepime kokku midagi. Kui ei, siis ei. Aga aitäh, et vaatasid seda videot ja näeme jälle.